testiruumide ja aineõpetajate määramine. Testiruumide määramiseks tuleb valida EKK testid ja testi läbiviimise korraldamine. Avaneb antud kohas läbiviidavate testide loetelu. Kui mõni test koosneb mitmest osast, näiteks suuline ja kirjalik, siis on need loetelus eraldi ridadel. Valime kõigepealt kirjaliku osa. Testiosa nimel klõpsates avaneb selle testiosa ruumide ja sooritajate lehekülg. Siin on näha kasutatavad ruumid ja registreeritud sooritajad. Vaikimisi kuvatakse selle kooli kohta üks ruum, mis pole seotud konkreetse klassiga. Kui test toimub ühes ruumis ja kool ei soovi ruumi täpsustada, siis ei pea sellel lehel midagi tegema. Kui koolis on ruumid kirjeldamata, saab seda minna tegema lingilt püsiruumide haldus. Kirjeldame siin ära ühe ruumi. Selleks, et hiljem õpilasi suunata mingis ruumis e-testi tegema, on vaja kindlasti märkida e-kohtade arv. Salvestame ja sulgeme aknast ristiga. Nüüd saab kooli administraator testile ruume lisada nupuga Vali ruumid ning lisa. Ning suunata sooritajad valitud ruumidesse testi sooritama. Nüüd on ühes ruumis sooritajad olemas ja suuname teise ruumi. Tühja ruumi saab nüüd ära kustutada. Põhikooli eksamiruumid võib märkida lihtsalt nii, et märkida märkuste lahtrisse ruumide arv. Kui põhikooli lõpueksami sooritajate arv ei klapi eesti keeles, matemaatikas ja valikeksamil, siis on matemaatikaeksami korraldusse vaja märkida, miks see nii on. Kui soovime hiljem vaadata õpilaste tulemusi mitte ainult paralleelide, vaid ka aineõpetajate kaupa või soovime lubada aineõpetajal täita oma õpilaste tulemustega testi toimumise protokolli, on vaja kas kirjaliku või suulise testiosa korraldamise juures siduda õpilased testi aineõpetajaga. Selleks klõpsame nupul lisa aineõpetaja, sisestame õpetaja isikukoodi, otsi ning salvesta. Õpilastega sidumiseks tuleb teha õpetaja nime ees märge, märkida õpilased, keda ta õpetab ning seejärel klõpsata all nupul märgi valitud aineõpetaja. Suulise testi korraldamine on sarnane kirjaliku osa korraldamisega. Valime ruumid ja kuupäevad. Salvestame ja suuname õpilased valitud ruumi.
Tühja ruumi saab nüüd ära kustutada. Lisaks saab suulises osas määrata igale õpilasele suulise osa algusaja. Märgime paar aega ja salvestame kellaajad.